tere jälle. Teen jälle eurolaulu video. Võtame aasta 1998. Finaal toimus 24. jaanuaril 1998 ja õhtujuhtideks olid Marko Reikop ja Anu Välba. Osalejaid oli kokku 10 ehk siis 10 laulu. Ja nagu eelmise puhulgi 1997. eurolaulu videos ütlesin ka, et alustame teise lauluga, kuna kõige esimene laul oli võitja. Nii et aga võidulaulu jätan ikka viimaseks. Nii et siis teine laul, Kaire Vilgats ja Lauri Liiv, Kristallid. Nii, teine laul siis, Kristallid, Kaire Vilgats ja Lauri Liiv. Sai 47 punkti ja jäi 8. kohale. No, esmamulje pool ütleks, et ei tea, kas ta pidi sinna nii lõpupoole jääma, et tegelikult mõnus eestikeelne laul, no ikka ütlen seda eesti keel, kuigi sellel aastal olid kõik eestikeelsed laulud. Aga jah, mõnus eestikeelne pala ja noh, nagu dueti puhul ikka tore jälle niimoodi ära jagatud, et alustas Kaire, siis oli Lauril oma koht ja siis panid refräänis koos ja tegelikult täitsa huvitav oli see, et algas kuidagi siukse muusika, mis alguses oli kuidagi nii huvitav, et kui vaatasin esinemist, oli ainult klaver laval, et millegipärast mõtlen, et klaveri üldse küll ei tulnud, et ei tea huvitav, millega siuke asi tehti. Aga igal juhul mõnus siuke laul oli ja vaatasin taustalauljad ka, taustalauljate hulgas tundsin ära Kadri Koppeli ehk Maikeni, kes on ju tuntud lauluõpetaja. Eriti su nägu kõlab tuttavalt saates. Ja Kaire Vilgatsi ja Lauri Liivi nimed mulle ka võõrad ei ole. Kaire Vilgats on üldse lahe see, et ta laulis praegu oli üks põhisolistidest, et hiljem tuleb siin, ma ei tea, kas nende laulude hulgas, aga igal juhul kogu Eesti Laulu ajaloos ja eurolaulu ajaloos on minu arvates tema ja Dagmar Oja on need, kes on kõige rohkem taustalauljad olnud võistluslauludel. Nii et neil on kuidagi see, eks neid taustalaulijaid on palju, aga neil tuleb see kuidagi eriti hästi välja, Kaire Vilgatsil ja Dagmar Ojal. Ja Lauri Liiv, no Lauri Liivi ma ei julge lubada, et teda saab nüüd ka sama palju näha siin nende esitluste juures kui Kaire Vilgatsit, aga no ma tean, et ühe korra igal juhul on ta veel Eurovisioonile proovib saada ja see on aasta 2022. Need, kes selle võib-olla juba osad teavad, mida ma mõtlen. Aga jah, et mõnus siuke pala ja võtame järgmise. Kolmas laul, Keit, Tuulepuu huulte luule. Oh, kui lahe nimi. Nii, kolmas laul, Tuulepuu huulte luule, esitajaks Keit. Sai 79 punkti ja jäi 3. kohale. Esiteks ütlen ära, et see Keit on sama artist, kes ka eelmise aasta 1997. aasta eurolaulu võistluse lõpetas, et siis ta laulis laulu Perpetuum mobile. Aga no, mul ei tule see laul praegu meelde, et kui palju ta nüüd parem oli, aga see laul mulle küll meeldis ja ma ei imesta, et see 3. kohale jäi. Ja esiteks jääb mulle silma ka see, et sõnade autoriks on Villu Kangur, kes on nüüd nii tuntud näitleja, kui ka on ka rohkem laulusõnu kirjutanud, nii et selle tõttu juba mulle meeldib see laul. Selles laulus oli nagu võrreldes eelmisega oli nüüd selles laulus muusika poole peal rohkem siukseid laedaid vigureid, et pille oli rohkem ja tore oli see, et taustalauljad said ka esineda, et seal
eelmise puhul nagu rohkem nagu jäid Lauri Liiv ja Kaire Vilgats nagu oma lauluga silma, siis nüüd jäi nii Keit kui ka seal oli üks koht, kus said taustalauljad ka laulda ja veel taustalauljate hulgas olid Lauri Saatpalu ja Toomas Lunge, nii et seetõttu see laul mulle meeldis rohkem kui eelmine. Aga jah, et mõnus siuke meloodia, tempokas ja siuke vahepeal siuksed lahedad muusikavigurid ja et jah, tõesti hea laul. See praegu meeldib kõige rohkem. Aga vaatame, kas see ka jääb sinna. 4. laul Unistus igavesest päevast. Esitajaks Evelin Saamuel. Ei tea, miks see nimi küll tuttav on. 4. laul Unistus igavesest päevast. Evelin Saamuel esitajaks. Sai 94 punkti ja jäi teisele kohale. Jah, mul tuli alguses hoopiski meelde, et ma vist kuulsin seda laulu mingi paar nädalat tagasi raadiost ja Elmaris. Ja siis ma küll ei tulnud pähe, et see oli ka Eurolaulu oma. Aga jah, mõnus siuke ballaad. Evelin Saamuel on ikka ilus hääl. Ja siuke meeldis, et niimoodi alguses oli siuke vaiksem hääl ja siis refrääni poole läks nagu kõrgemaks, siis jälle vaikne ja siuke mõnus muusika ja siuke mõnus ballaad. Ja 2 taustalauljat tulid ka, ühe tundsin ära, Anna-Liina Võsa. Ja selles mõttes Evelin Saamuelil on ikka nii ilus hääl, et selles mõttes see on alati hea valik sinna Eurolaulu saatesse, et ta ei ole küll veel võitnud nii palju, kui me vaadanud oleme ja videoid teinud olen. Aga ikkagi tore on, et ta seal käis. Jah, see oli siuke ballaad, et jah, ma saan aru selle poolest jah, miks ta võib-olla sai rohkem punkte kui eelmine laul, aga samas mulle praegu ikka kõige rohkem meeldib eelmine laul, see Keidi laul on praegu mul ikka esimene. Aga vaatame edasi. 5. Säravad tähed, esitajaks Rumal noorkuu. 5. laul Rumal noorkuu, Säravad tähed. Sai 65 punkti ja jäi 5. kohale. Esiteks ütleme seda, et Noorkuu on üks vokaalansambel Eestis, et siin olid tol aastal esinesid nad veel vana nime all ehk Rumal noorkuu, aga tegelikult nüüd on neil nimi Noorkuu, selle ansambli. Ma ei ole küll ühelgi kontserdil käinud, aga olen neid mõnikord näinud telekas. Ja see oli nüüd esitus, kus oli praeguseni kõige rohkem inimesi laval, 4 solisti, 3 meest, 1 naine. See naissolist oli ka Maiken. Nagu ma juba korra mainisin teda taustalauljana teise esituse pool. Aga kui ma korra guugeldasin, siis ma Maikeni nime nagu ei praeguste ega endiste liikmete hulgas ei näe, et ilmselt siis ta oli sinna võetud. Aga see oli väga hea, seepärast et see 3 mehe häälele siuke naisvokaal sobis hästi ja siuke mõnus tempokas laul ja mulle meeldis ka, et võiks öelda pealkiri oli, et bändi pealkiri oli ka laulus sees, et oli, et Rumal on noorkuu. Et selles mõttes lahe siuke vimka ja 5. koht. See on siuke hea koht täpselt keskel, et võib-olla ma jätaks ka ta sinna praegu. Aga mulle meeldis, aga ma ei ole kindel, kas Eurovisioonil sellega nüüd võib-olla nii hästi oleks läinud, aga ei, väga tore laul ja selles mõttes tore lavaline liikumine oli ka, üks tegi nipsu käega ja kuidagi nagu ei seisnud lihtsalt paigal, vaid nagu tatsusid jalga ja tegid siukest nagu tantsuliigutusi ka koha peal.
6. laul Tõnis Mägi, laul Mõni mägi. Nii, 6. laul Mõni mägi, Tõnis Mägi esitajaks. See 36 punkti jäi 10. kohale. Vau. Esiteks ütleme ära, et Tõnis Mägi oli ka üks loo autoritest ja selle tõttu mulle tundus see nii õige valik, et just tema seda laulis. Ta oskas seda kuidagi nii hingestatult teha, istus tooli peal, mikrofon ees, tegi kätega igasuguseid liigutusi ja liigutas end seal tooli peal ja kuidagi nii hästi ja kuidagi nii hingeliselt tuli see laul tema seest nagu, et ma arvan millegipärast, et mõni teine laulja poleks seda nii hästi esitanud. Ma ei tea, mulle üllatus see jäi viimaseks, nojah, siuke ballaad oli, aga ma ei tea, mulle küll meeldis, et ma kindlasti ei oleks seda nii lõppu jätnud. Et ma oleks ta kindlasti kõrgemale pannud. Jah, Tõnis Mägi laulis ka selle 1996. aasta Eurolaulul, kui Maarja-Liis Ilus ja Ivo Linna läksid, siis ta laulis ka 2 laulu. Üks oli ballaad ja teine oli mingi Euromehe laul vist, mul ei ole täpselt meeles. Aga jah, ma ei tea, mulle Tõnis Mägi meeldib, et natuke mõtlen ka, nojah, tal on laule nii palju, et ma mõtlen, et täitsa huvitav oleks, kui oleks Laulame laulu saates, kui ta osales, et oleks keegi võinud mõne selle Eurolaulu ka võtta. Aga nojah, need on võib-olla nii tähtsad, tõsised laulud, et neid juba ei hakka ümber tegema. Aga igal juhul väga tore laul, mulle meeldis. Ja mina küll viimaseks poleks seda pannud, aga vaatame ülejäänud laulud ka ära. Nii, järgmise lauluga saab palju rääkida. 7. laul Tagareas, esitajaks Siiri Sisask. Nii, 7. laul Tagareas, Siiri Sisask, esitajaks. Sai 53 punkti ja jäi 7. kohale. Ma ei oska praegu öelda, võib-olla oleks võinud ikka natuke kõrgemale kohale saada. Aga jah, nagu ma ütlesin, seda laulu olen ma varem kuulnud, aga mõnus siuke laul, siuke tempokas ja mulle meeldivad Siiri Sisaski siuksed häälevigurid, mis ta seal teeb. Ja kuna seda laulu olin varem kuulnud nagu ja tean juba varasemalt, siis seda sai ka kaasa laulda. Ja muusikasõnad tegi Lauri Saatpalu ja mulle meeldis siuke tore muusikaline, mulle meeldis muusika ja see, kuidas Siiri Sisask seda esitas. Ja siuke need häälevigurid ja siuke tore laul. Aga ma ei saa rääkimata ette seda, kus ma seda laulu esimest korda kuulsin. Esimene kord, kui ma seda laulu kuulsin, oli saates Su nägu kõlab tuttavalt. Esimesel hooajal 3. saates, kui Peeter Oja seda laulis. Kui ta Siiri Sisaskit järgi tegi, veel enne mäletan, et kui ta sai teada, et ta peab seda tegema, siis ütles, et peab kõhnaks saama. Ja siis, kui ta laulma hakkas seda, siis alguses võib-olla oli tõesti pisut natuke, võib-olla oli pisut Siiri Sisaskit, aga rohkem oli ikka tema osa ja siis Peeter Oja on teada-tuntud pullimees, et siis, kui ta refräänini jõudis, siis pani ikka oma kärinaga seda laulu ja siis kõik hakkasid naerma ja selles Olav Osolini kirjutatud raamatus Need näod kõlavad tuttavalt, ta ütles ka veel, et ta nägi ikka üpris rõve välja. Et ja ma mõtlen seda, et ma olen vaadanud nüüd, kui Su nägu kõlab tuttavalt saade jälle käib, siis on hakatud vanu klippe või esitusi üles panema, aga seda esitust ei ole, et kui oleks, siis ma tahaks seda näha. Kes teab, äkki siis, kui see video üles tuleb, äkki siis on pandud. Vähemalt võiks panna, see oli nii hea lihtsalt. See kõik Peeter Oja esitused, mis ta seal tegi, võiks sinna panna. Aga jah. Hakkan praegu mõtlema, et Siiri Sisask osales ka siin Laulame laulu saates, aga ma ei mäleta, kas äkki Stefan või ma ei tea, kes äkki keegi ikka laulis seda laulu ka nagu kaverdas tegi ümber. Pärast uurib välja.
aga võtame järgmise laulu. 8. laul Viimne valge kuu, esitajaks Jaanika Sillamaa. 8. laul Jaanika Sillamaa, lauluks oli Viimne valge kuu. Sai 69 punkti ja jäi 4. kohale. Ütlen ühe asja ka veel, mis Tõnismägi laulu puhul jäi ütlemata, et kuna selle praeguse laulu, mida kommenteerima hakkan, seade tegi Koit Toome, siis Tõnismägi esituses Koit Toome saatis teda klaveril, see jäi ütlemata. Aga tore, et Jaanika Sillamaa tagasi on. Esimene kord, kui minge vaadake järele mu esimest videot, kui ma üldse eurolaulu kommenteerima hakkasin, siis olid ka ainult Jaanika Sillamaa laulud. Ja nüüd mitu aastat hiljem, nüüd tundus Jaanika Sillamaa ka pisut enesekindlam, kui ta seal kõige esimesel oli. Nojah, siis seal oli tal laulmist palju, aga nüüd tundus enesekindlam ja hääl oli ka pisut teistsugusemaks läinud, et kui seal esimesel oli siuke peenikesem hääl, siis nüüd oli nagu rohkem siuke nagu, no ei olnud, nüüd oli juba rohkem nagu siuke vanemal hääl. Aga laul meeldis, siuke mõnus tempo, algas seda rahulikult, siis tempokas ja siis Jaanika Sillamaa sai ka jälle korra kõrgeid noote laulda. Et siuke mõnus laul, aga no ma ei saa midagi ütlema, et kõigist Jaanika Sillamaa esitatud eurolauludest on mu lemmikum laul ikkagi see Lootuse laul. Aga see laul oli ka väga tore. Jah, 4. koht. Ma ei ole kindel, kas ta mul 4. jääks, aga vaatame seda siis, kui kõik laulud on ära kuulatud. 9. laul Maailm kahele. Moona ja Karl Madis esitajaks. 9. laul Maailm kahele, esitajaks Moona ja Karl Madis. Sai 42 punkti ja jäi 9. kohale. No, võib-olla jah, nende ballaadide puhul, mis siin olnud on võib-olla ei peagi imestama, et siuke tempokam laul jäi nüüd tahapoole. Aga esiteks tekkis mul kohe küsimus, no Karl Madis on tuntud laulja, aga see Moona, et nojah, siin ei ole Vikipeediast ei saa vaadata, et kas tegemist oli tema elukaaslasega, Karl Madise elukaaslasega või oli see artisti nimi Moona, et guugeldada üritasin ka, aga ei leidnud, et ei tea. Aga esiteks, mille pärast see laul väga meeldiv on juba selle poolest, et selle sõnad, muusika ja seade tegi Sven Lõhmus, kes on ju legendaarne helilooja, nüüdseks siis oli noorem. Tema ju tegi ka laulule Serotoniin, see autor oli, mida esitas Anett Vaikmaa see aasta Eesti Laulul. Minge vaadake neid minu Eesti Laulu kommentaare ka järele siis, mida ma sellest Anetti laulust arvasin. Aga see laul, no mulle meeldis, et algas sedasi, oli siuke tempokas, aga nagu alguses ei olnud see tempo nagu väga kiire ja siis kuskil loo keskelt läks nagu tõeline tümps lahti ja siuke nagu diskoks. Ja jälle dueti puhul nagu ka selle Lauri Liivi ja Kaire Vilgatsi puhul mulle meeldis, et oli niimoodi ära jagatud, et ta laulis algul Karl Madis, siis laulis see Moona, siis refräänis koos ja siuke jah, see oli nagu siuke hea disko ja peolaul. Ja võib-olla selle tõttu see võib-olla, samas võib-olla see oleks Eurovisioonil peod olnud täiega käima, aga samas nagu kuulame teised laulud ka ära, siis teeb top 10. Nüüd siis selles mõttes võistluse mõttes viimane laul, aga minu puhul eelviimane laul, kuna võidulaulu ei ole veel kommenteerinud, et siis eks siis 10. laul Evelin Saamel ja Ivo Linna Andesta. 10. laul Andesta, Evelin Saamel ja Ivo Linna. Sai 56 punkti ja jäi 6. kohale. No, korra vaatasin, et äkki oli jälle midagi sellist nagu ühel aastal oli, et oli mitu tükki 6. kohal, aga ei.
jah, 6. koht. No väga mõnus laul, algas selles aeglaselt ja siis refräänis läks nagu jälle käima, pisut trummi tuli juurde ja mulle meeldis ka see, et lõpupoole oli siuke väike koht, et tundus, et hakkab läbi saama, aga tegelikult panid veel ühe korra ja siis nagu seda sai veel kiiremini ja võimsamalt. Ja need hääled kuidagi sobisid hästi kokku, et hea valik oli seda laulu panna nii Evelin Saamäel ja Ivo Linna laulma. Et jah, 6. koht, ma ei ole kindel nüüd, see on tegelikult see, mulle paistab, et seekord on seda top 10 üpris keeruline teha. Et jah, et mulle laul meeldis ja aga võtame nüüd võidulaulu, mis oli kõige esimene laul. Ja kõige esimene laul siis oli Merelapsed, esitajaks Koit Toome. Trummipõrin. Esimene laul ja võidulaul Merelapsed, esitajaks Koit Toome. Kokku sai 97 punkti. Jah, ma ei imesta, et see võitis, seepärast, et see oli jah, siuke mõnusalt algab, siuke rahulikult, siis läheb jälle üha rohkem nagu tempo tõuseb ja üha võimsamaks läheb. Ja lõpus jälle niimoodi raikselt hakkab lõppema niimoodi rahulikult ja mulle meeldis ka see, et lisaks sellele, et oli bänd, kus mängis trumme või mingis sellist trummi nagu bongod ja siis see ka, et Koit Toome lihtsalt ei esitanud seda laulu, vaid ta mängis ka klaverit, mängis samal ajal kui laulis. Et see on ka kindlasti üks asi, mida paljud ei suuda, et nad samal ajal mängivad pilli ja siis laulavad ka. Et ja noh, võiks öelda, see oli hea valik. Eesti jäi 12. kohale selle lauluga. Et ja noh, ei olnud küll top 10, aga samas väga palju puudu ka ei jäänud. Et ja no need, kes on Koit Toome fännid või Eurolaulu ja Eesti Laulu fännid, teavad, et teda saame me veel näha. Ja Koit Toome mulle meeldib, tal on siuke ilus hääl ja mulle meeldib, et tal on kuidagi siuke võimsus alati, kui ta laulab kuidagi, et ta ei laula lihtsalt. Et ta ise ka nagu naudib seda täiega minu arvates. Jah, kui üritada nüüd top 10 teha, siis esimese laulu jätaks samaks Koit Toome Merelapsed. Teisele paneks siis Keit Tuulepuu huulte luule. 3. kohale paneks Tõnis Mägi lauluga Mõni mägi. Siis 4. koht paneks äkki selle Evelin Saamäeli Unistus igavesest päevast. Siis 5. koht Evelin Saamäeli ja Ivo Linna laulu Andesta. Siis 6. paneks selle Jaanika Sillamaa Viimne valge kuu. Siis Siiri Sisaski Tagareas paneks 8. kohale. Ja siis nüüd ongi tegelikult see Kaire Vilgatsi ja Lauri Liivi laul Kristallid ja see Rumala noor, kuhu säravad tähed jääksid siis mõlemad jagama 9. ja 10. kohta, sest need mõlemad olid siuks, ma ei taha valida, kumb jääks viimaseks. Igal juhul see oli siis aasta 1998, järgmine siis 1999, kui millalgi jõuab ära teha. Olge terved, pange like ja subscribe, kui viitsite ja näeme jälle.